Täna räägime ühest tundest, mis on ilmselt paljudele meist tuttav. Sellest tundest, et sa justkui jooksed pidevalt, aga seisad paigal. Ja me uurime, kas selle taga on midagi sügavamat, midagi, mida võiks nimetada keskpärasuse kultuuriks. Nii, kas see tunne kõlab kuidagi tuttavalt? Kujuta ette, sa oled jooksurajal, mis lihtsalt ei peatu kunagi. Sa annad endast kõik, higi voolab, süda taob ja sa tunned, et liigud edasi, eks? Aga siis, kui sa korraks ringi vaatad, avastad, et oled ikka täpselt samas kohas. Just selline ongi paljude jaoks tänapäeva elu. Meie päevad on ju täis kiirustamistamist, lõputuid ülesandete nimekirju ja pidevaid teavitusi. Me oleme meeletult hõivatud, selles pole kahtlustki. Aga see suur küsimus jääb õhku. Kas kogu see rabelevine viib meid tegelikult ka kuhugi? Kuhugi, millel on mingi sügavam tähendus? Ja mis kõige olulisem, see tunne ei ole sinu isiklik süü. Psühholoogid väidavad, et tegemist on millegi palju suuremaga. See on peaaegu nagu kultuuriline haigus, mis nakatab meid kõiki ja tirib vaikselt, aga kindlalt allapoole. Me elame keskkonnas, kus silmapaistmist peetakse kuidagi uhkustamiseks ja teistsugune olemine on justkui probleem, mida tuleks parandada. See paneb mõtlema. Kui aus olla, kas me pole kõik mingil hetkel sellele survele natukene järele andnud? Uskumatu, aga see pole tegelikult mingi uus nähtus. Juba keskajal tuntis sarnast seisundit ja seda nimetati latina keeles akeedia, omamoodi hingekurnatus. See on see hetk, kus suured unistused tunduvad naiivsed ja enese ületamine võimatu. Ja just sel hetkel muutub keskpärasus turvaliseks varjupaigaks, nähtamatuks vanglaks. Aga kuidas see haigus siis meie igapäevaelus välja näeb? Vaatame lähemalt 3 sümptomit ja ma hoiatan ette, need võivad olla hirmutavalt tuttavad. Ühe teooria kohaselt ründab keskpärasus meid 3 rinnel. Esiteks, see halvab meie mõtlemise. Siis tuimestab see meie tunded ja lõpuks halvab see meie tegutsemisvõime. Need 3 koos moodustavadki selle nähtamatu puuri, milles paljud meist elavad. Alustame esimesest, intellektuaalne keskpärasus. Ja olgeme täpsed, see pole sama, mis teadmatus või ütleme rumalus. Üldsegi mitte. See on puhas mõttelaiskus. Mõtle nüüd korraks ise, kui tihti sa kuuled kedagi esitamas omaenda täiesti läbimõeldud arvamust. Palju sagedamini kuuleme me ju lihtsalt, kuskilt kuuldud loosungite kordamist. Ja see asendabki tegeliku sügava arutelu. Ja siit läheb asi tõsiseks. Sest kui keegi julgeb esitada tõeliselt originaalse idee, siis mis juhtub? Teda rünnatakse või naeruvääristatakse. Miks? Sest iseseisev mõtlemine ohustab masside mugavust. Süsteem ei vaja kriitilisi mõtlejaid. Ta vajab hõrivatud ja haievil-meeli. Kui mõtlemine on halvatatud, on järgmine sihtmärk meie tunded. Emotsionaalne keskpärasus tähendab, et me ei tunne enam asju sügavuti. Me elame justkui tuimestatult, otsides pidevalt järgmist dopamiini laksu, laiki, teavitust, mida iganes, et täita seda sisemist tühjust. Ja siin on üks aus küsimus iseendale. Kas sa suudad olla hetke vaikuses, ilma et haaraksid kohe telefoni järele? Ja nüüd jõuame 3. ja ehk kõige ohtlikuma tasandini, moraalne keskpärasus. Siin ei ole probleem teadmatuses, probleem on julguse puudumises. See on see inimene, kes teab täpselt, mis on õige, aga ei julge seda teha, sest grupiga kohanemine on alati turvalisem kui riskimine. Aga miks see kõik toimub? Miks tundub, et kogu süsteem justkui soosib seda? Siin peitubki ehk kõige häirivam tõde. Keskpärasus ei ole juhus. Sellest on saanud sotsiaalse kontrolli tööriist. Mõtle sellele, kui kõik on rahul keskpärasega, ei hakka keegi süsteemi kahtluse alla seadma. Kui kõik kardavad silma paista, siis pole ka mässajaid ega uuendajaid. See ongi ju täiuslik stsenaarium võimuloijatele, et kõik jääks täpselt nii, nagu on. Nii et vastus küsimusele, miks, on tegelikult jahmatavalt lihtne. Moodne ühiskond surub meid keskpärasusesse, sest see on mugav. Selline ühiskond on etteaimatav ja kergesti kontrollitav. See loob kuulekaid kodanikke, kes on vähesega rahul. Filosoof Ortega y Gasset võtti selle ideaalselt kokku. Ta ütles, et keskpärase inimese jaoks tähendab elamine massile alistumist. Me lahustume rahvamassis ja selle kollektiivse mugavuse eest maksame oma individuaalsusega. Aga kuidas seda kõike saavutatakse? Vaata, filosoof Emil Cioran tabas siin naelapea pihta. Kõige tõhusam relv ei ole tsensuur, vaid hirm naeruvääristamise ees. Mõtle selle peale.
Pole vaja kedagi reaalselt karistada. Piisab ainuüksi sellest hirmust, et äkki sind mõnitatakse, äkki sind tõrjutakse. Ja tulemus, inimene hakkab iseennast tsensuurima. Ja see kõik viib meid lõpuks ühe vältimatu valikuni. Valikuni, mida me kõik peame tegema. Kas sulanduda massi, et olla aktsepteeritud, või jääda truuks iseendale, maksku mis maksab. Ja see pole sugugi lihtne otsus. Ühel pool on turvalisus ja aktsepteerimine, aga selle hinnaks on sinu autentsus. Teisel pool on risk, võimalik üksindus, aga ka võimalus olla tõeliselt sina ise. Valides esimese, ohverdad sa aeglaselt kõik selle, kelleks sa oleksid võinud saada. Nagu ütles suur psühholoog Carl Jung, indiviid peab alati võitlema, et mass teda ei purustaks. Ja võib-olla just see võitlus defineeribki autentse elu. Keeldumine alistumast, isegi kui terve maailm ütleb, et keskpärasus on uus normaalsus. Nii et küsimus, mis õhku jääb, ongi tegelikult see, kelleks sina otsustad saada? Kas osaks massist või iseendaks? Mõtle sellele, kui järgmine kord tunned kiusatust oma eripära alla suruda lihtsalt selleks, et mitte silma paista, sest see valik, see on sinu.